Iraani režiim on jõudnud veel ühe nähtava kurnatuse päevani. Sel reedel, 10. aprillil 2026 sattus pealinn Teheran taas kriisi keskmesse, kui teatati tundmatu päritoluga droonidest ja õhutõrje aktiveerimisest. Samal ajal, kui Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel kokku lepitud relvarahu on endiselt ümbritsetud umbusu, sõjalise surve ja märkidega lõhenemisest Teherani võimusüsteemi sees. Selle loo keskmes on üks otsene punkt. Revolutsioonilise kaardiväe eri tiibade kokkupõrge ei tundu enam pelgalt kulisside taguse mürana. See hakkab avalduma avaliku sümptomina režiimist, mis on kaotanud kindluse just siis, kui püüab läbi rääkida oma ellujäämise üle. Tegelikult juhtus see, et piirkondliku kriisi ajal avanes poliitiline ja operatiivne lõhe. Teheranis levivad teated ja videod näitavad režiimi toetajaid arutlemas tule üle ja kritiseerimas kõiki samme, mis tunduvad taganemisena. Street Journal teatas, et režiimile lojaalsed ründavad seda kokkulepet, samal ajal kui Guardian kirjeldas avalikke arutelusid ja ebamugavust valitsusmeelsete rühmade seas Iraani pealinnas. See aitab mõista pealkirja kaalu. Tegu pole ainult välise survega. Praegu on kaalul sisemine vaidlus selle üle, kas jätkata vastasseisu või võtta vastu vaherahu, mida paljud radikaalid peavad alanduseks. Kes on selle pingete keskmes? Ühel pool Iraani režiimi tuumik ja selle kõige radikaalsemad tiivad, teisel pool läbirääkijad, kes sunniti istuma Pakistanis üles seatud laua taha. Associated Press teatas, et Iraan nõustus 2 nädala pikkuse relvarahuga ja et kõnelused Ameerika Ühendriikidega viiakse Islamabadi. Reuters tõi samuti esile Pakistani rolli selles vahendamises ning selle sammu kõrget poliitilist riski. Nimelt, revolutsioonilise kaardiväe karmiliinilise tiiva jaoks ei tundu praegu läbirääkimistele istumine diplomaatiana, vaid pigem alistumisena. Ja just siin kriis süvenebki. Kui režiim peab läbirääkimisi, süüdistatakse teda nõrkuses. Kui ta keendub dialoogist, suureneb uue sõjalise eskalatsiooni ja veelgi suurema majandusliku surve oht. Kus see kõige tugevamalt plahvatab? Teheranis, pealinna ümbruses ja samuti arutelus Liibre üle. Reuters teatas, et vaherahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel on juba tugeva surve all, sest Iisraeli rünnakud Liibanonis on pannud kokkuleppe tugeva pinge alla. Euroopa Liidu diplomaatia juht ise ütles, et relvarahu peaks laienema ka Liibanoni. See näitab, kuidas kriis levib mitmesse kohta korraga. Iraani režiim püüab müüa kontrolli ideed, kuid tegelikkus on palju karmim. Droonid lendavad pealinna kohal, sisemised jõud on omavahelises konfliktis ja rahvusvahelised läbirääkimised toimuvad risttule all. See on plahvatusohtlik, segane ja ohtlik olukord. Kuidas muutub see surve poliitiliseks lahinguks ka väljaspool Iraani? Oma kõnes ütles Suurbritannia peaminister Keir Starmer, et sõda Iraaniga peaks olema Ühendkuningriigi jaoks pöördepunkt ning rõhutas vajadust uue tee järele, et kaitsta energiat, kaitsevõimet ja majanduslikku julgeolekut. Samal ajal rõhutavad Starmer ja teised Euroopa liidrid vajadust piirkonna stabiliseerimise ning Hormuzi väinas laevaliikluse tagamise järele. Just selles punktis asus Reza Pahlavi rünnakule. Neljapäeval avaldatud sõnumis süüdistas ta Londonit Iraani režiimi suhtes leplikkuses ja nõudis suunamuutust, öeldes, et Starmer peaks käituma nagu Churchill, mitte nagu Chamberlain. See kriitika polnud kaudne. See oli karm, kalkuleeritud ja sümboolne sõnum. Pahlavi jaoks tähendab leevendusest ja relvarahust rääkimine ilma revolutsioonikaardi väele vastu astumata probleemi pikendamist, mitte lahendamist. Miks see praegu nii palju loeb? Sest 10. aprilli järel jääb mulje režiimist, mida survestatakse väljastpoolt ja mis on seestpoolt lõhestunud. Teherani kohal aktiveeritud õhutõrje, mille puhul droonide päritolu pole ametlikult tunnistatud, näitab, et isegi pealinn ei paku täielikku turvalisust. Pahlavi avalik kriitika Starmeri suhtes suurendab rahvusvahelist survet võtta revolutsioonilise kaardiväe suhtes karmim seisukoht. Ja režiimile lojaalsete rühmituste vastuseis läbirääkimistele endile näitab, et Iraan ei seisa silmitsi ainult välisvaenlastega. Ta seisab silmitsi ka omaenda killustatusega. Lõplik sõnum on lihtne.
kui Teia Capital annab häirekella, kui vaherahu sünnib juba umbusalduse keskel ja kui opositsioon eksiilis tõstab Londoni vastu tooni, siis see, mida me näeme, ei ole stabiilsus. See, mida nähakse, on piiramisrõngas olev režiim, mis püüab näida terviklik, samal ajal kui tema lõhed muutuvad üha raskemini varjatavaks.